Kanarik, kirikute päevade korraldaja. Me tervitame teid Amblast ja minuga koos on siin Katrin Helena Melder Järva-Jaani kogudusest ja Tõnu Linnasmäe Amblast. Te kuulete Järva valla taskuhäälingut. Annan sõna Tõnule. Tere! Tulemas on 3. Järva valla kirikute päevad ja tere tulemast kõigile nii Ambla kirikusse kui ka teistesse Järva valla kirikutesse eelolevatele kirikute päevadele. Küsin siin Katrinit kohe, et meil on 3. Kuidas sina mäletad neid esimesi ja see korraldust ja millise emotsiooniga sa tuled nüüd siia uude korraldusperioodi? Tere! Ma mäletan, et selle kui me esimest kirikupäevi korraldama hakkasime, et siis oli see nagu suur palve vastus, et tegelikult ma olin juba pikalt igatsenud vallaga sellist kultuuri pinnalt, sellist koostööd, et kogudus üksi teeb küll, aga nii suurelt ei suuda ükski kogudus ette võtta, kui seda ühiselt suudetakse ja et rõõm on olnud neid päevi korraldada ja nüüd 3. kirikupäevadele vastu minnes me oleme saanud targemaks ja juba oskame paremini üritusi organiseerida ja seda näiteks kirikuruumi kasutada ja palju erinevaid nüansse, mis selliste päevade korraldamisel esile tulevad, millega igapäevaselt kokku ei puutu. Kas need inimesed, kes siia satuvad, kas need on tuttavad või nad on iga kord on mingid täiesti võõraid ka, kes satuvad kuskilt hoopis teisest otsast? Osad inimesed on tuttavad, osad on need inimesed, kes ka muul ajal kirikusse satuvad, tulevad. Osa on neid, keda näeb siin ümbruskonnas, teistes külades, alevites, kes tavaliselt siia ei astu. Ja on ka inimesi, kes on hoopis kusagilt kaugemalt, võib-olla suurtest linnadest, väga erinevaid inimesi. Tagasiside on olnud küll selles mõttes väga positiivne, et me teeme Eestis uuenduslikku asja, kuigi juba mitmendat korda, aga see, et me reklaamime seda väga laiapõhjaliselt, et meil ongi kultuuritegevused, et saad tulla siia vabalt aega veetma, külastama, rahulikult jalutama, et ei ole siin selles mõttes mingeid karme reegleid. Et Katrin, kas sinu jaoks kirik ja kirikus käimine võikski olla selline nagu igapäevane tegevus, et kirik on kogukonnale kogu aeg avatud või millised on need piirid, et kui palju me peaksime ikkagi järgima seda kiriku põhilist tööd, et me kirikus jälgime reegleid, et see on ikkagi pühapaik ja kui palju seda kultuuri võiks üldse sisse tuua? Et sellega tuleb alati arvestada, et pühakoda on Jumala koda ja ta jääb selleks ja siin on reeglid paratamatult, millest tuleb kinni hoida, aga tegelikult iga inimene, kes juba pühakotta astub, sakraalsesse ruumi astub, siis see ruum ise mõjub juba selliselt, et inimene muutub vaikseks, ta ei lärma ega jookse siin. Ja programmi osas tuleb alati vaadata seda, mis sobib kirikusse, et meil tuleb seda joont hoida, aga inimene peaks ka tundma seda, et ta on siia tere tulnud. Sest pühas kojas tunneb ikka inimene ennast hästi, kui ta arvestab ka selle ruumiga ja ta saab ka sellist kas kontserti või loenguid, mis teda huvitab. Aga pühakoda jääb pühakojaks ikka. Kuidagi juulikuu on üks parimaid aeg üldse kirikut külastada. Siin on hea jahe ja samas on siin soe.
Tõnu, äkki sa siis tutvustad Ambla kirikukava, mis meil on plaanis? kirikute päevadel on kavas meil kõigepealt laupäeval kihelkonna näituse avamine Kabelis. Seal on avatud ka plekkpärgade näitus. Selle järel on meil Madis Mikko loeng, raamatud muutuvas maailmas. Siis peale lõunat on meil Laikrite perebänd tulemas, mida ootame suure huviga. Ja teisel päeval, pühapäeval, on ikka nagu tavaliselt jumalateenistus kell 12. Seal teenib kaasa ka solistina meie koguduse organist. Kohe jumalateenistuse järel tuleb külla keskaegse muusika esitaja Rondellus ja peale Rondelluse kontserti on meil veel kultuurilooline ringkäik Sipelga kalmistul. Võib-olla sa isegi tutvustad Sipelga kalmistut rohkem, inimesed ei tea sellest. Sipelga kalmistu asub Ambla lähedal. Rajati veidi vähem kui 200 aastat tagasi. Ligemale 100 aasta jooksul oli ta põlisrahva, põhirahva, talurahva põhiline matmispaikkoht. Kui juba laiendati Ambla kalmistut veidi enne seda, siis sõja järel hakati rohkem matma siia Amblasse. Sipelga kalmistu hakkas jääma kõrvaliseks kalmistuks. Ja kogudus on seal aastakümneid jõudumööda teinud talgutööd, hoidnud seda kalmistut, aga viimastel aastatel on meiega liitunud proua Sirje Kuusik koos oma perekonnaga, oma sugulastega. On moodustanud nad ka MTÜ Pärandihoidja ja nüüd me teeme tõhusat koostööd nendega, kogudus ja Pärandihoidja. Ja alles nüüd jaanipäeval, möödunud laupäeval avasime seal välikantsli, avasime kalmistuvahtide pingi. Kohal olid vallaesindajad, külalised, meedia ja sellele järgnes ka surnuaiapüha teenistus, mis Sipelgal on ikka jaanipäeval. Nii et oli üks tore ja ilus päev. Sellel aastal ongi kavas lisaks tavapärastele kirikuaia kalmistutele ka jalutuskäigud, ekskursioonid ka nendel kalmistutel, mis jäävad natuke eemale. Nii siin Sipelgal kui siis ka Imaveres Kikevere. Et ka neid tasub külastada, et selles mõttes on esimene aasta, kus kirikute peavad läheb natukene oma aiast eemale väljapoole. Katrin tutvustab Järva jaanipäeva. Jaa, et siis laupäeval 8. On võimalik siis, meil on üles pandud siis taas kord meie kiriku tekstiilide näitus, saab sellega tutvuda. Tekstiilikunstnik Aune Taamali loodud siis altari katted. Siis kindlasti huvitav loeng saab olla ka silmas pidades sellest tänavust liikumise aastat on meile külla tulemas praost ja assessor Andi Toplaan, kes on üle 80 maratoni läbinud ja kes siis on enda jaoks lahti mõtestanud vaimse tervise ja liikumise seoseid ja et kuidas siis kanda hoolt oma hinge, vaimu ja ihu eest. On Andilt mõtted. Siis kontserti annab meile Siiri Sisask laupäeval. Ja pühapäeval on meil natukene rohkem programmi, et kõigepealt siis Priit Rohtsmetsa loeng Järva valla luteri kogudused Eestis omariikluse esimestel aastakümnetel. Ta on siis võtnud aja ja uurida arhiivist meie 5 kiriku ja koguduse kohta, nii et saab olema ka väga huvitav loeng. Ja
me siis pühapäeval lõpetame siis Lembit Saarsalu juubelikontserdiga 75 ja see on ühtlasi ka siis kogu kirikupäevade viimaseks suureks kontserdiks. Aga pühapäevasel jumalateenistusel laulab ka Järva-Jaani segakoor veel, et on ettevõtmisi, kuhu tulla. Tooksin veel kavast välja, et esimese päeva õhtul, laupäeva õhtul on Rolf Roosaare kontsert Peetri kirikus, mis saab ka olema kindlasti väga kihvt ja võib-olla natuke müstiline, et kui meil ongi tavapäraselt sellised kõige suuremad kontserdid olnud vist laupäeva õhtuti, siis seekord tegelikult meil ametlik lõppkontsert on ikkagi Lembit Saarsalu kontsert pühapäeval. Ja see on ka selles mõttes hea aeg, et siis ka kõik teised kogudused, kes on korraldamisega muidugi 2 päeva nagu hõivatud, jõuavad ka sinna kontserdile. Me oleme tegelikult ju need eelnevad aastad olnud ka hädas sellega, et kõik oleme nii hõivatud korraldamisega, et me ei jõua käia teistes kirikutes. Et see aasta püüame vähemalt oma kavad sättida jälle nii, et igaüks saaks kuskile ka minna vaatama ja kuulama. Võib-olla on natukene hõredam justkui meie programm, aga see on ka sellepärast, et inimestel oleks rohkem aega mõtiskleda, aega rahulikult jalutada ja suhelda näiteks kirikuõpetajatega, kui nad tulevad siia külla meile. Et ma arvan, et kirikute päevad ei peagi olema suur jooksumaraton, vaid ikkagi võtta aega, tule ja naudi. Mis on teie soovitused külastajatele? Ikka tulla meile külla. Et me ootame ja oleme valmis teid vastu võtma ja teiega kõnelema ja oma kogudusi ja kirikut tutvustama, nii et hea võimalus tõesti siin meie Järva valla keskaegseid kirikuid tundma õppida. Ootame külla ja et saaksite osa paljudest huvitavatest ja põnevatest ettevõtmistest. Tere tulemast! Ma lisan siia Ambla poolt veel seda, et kuna meil on Laikrate perekond, siis me oleme sellel aastal võib-olla mõelnud rohkem kõige pisematele, et me siia samasse, kus me praegu oleme, teeme väikesed lastetoolid ka. Et oleks peresõbralik ja tore ja loomulikult on meil kõikides kirikudes kohvikud. Et oleks selline armas ja tore olemine. Et võib-olla ma veel lisaksin, mille ma unustasin siit kavast, et ka Järva-Jaani kirikaja kalmistul on siis selline ekskursioon, kus me siis tutvustame meie kultuurilooliselt olulisi isikuid, kes on meie kalmistule maetud ja käime siis ka nendel haudadel ja räägime sinna juurde nendest inimestest ka lugusid. Et see ka. Sama toimub ka Amblas. Ja kõik need ekskursioonid, mis toimuvad kalmistutel, tegelikult suve jooksul meil ilmuvad ka kirikute päevade kodulehele videoklipid nendest lugudest, paikadest ja kus on need kultuuriloolised isikud maetud. Et me päris ei filmi neid kirikute päevadel koha peal, aga nad on väga tihedalt seotud meie kirikute päevade programmiga, et meie kirikutepäevad.ee muutuksid selles mõttes Järva valla 5 kiriku põhiinfoportaaliks ja kogu meie selline ajalooline pärand oleks ka digiversioonis kättesaadav. Kõik kirikute päevade külastajad leiavad kirikutest sellised brošüürid, kus on kavalehed. Ja siia taha on võimalik võtta igast kirikust ka mälestustempel. Kui sa oled kirikute päevade külastaja, kes kindlasti soovib ja proovib kõik kirikut ära külastada, siis võta eraldi lisaks ka templimängukaart, mille saad koguduse käest kiriku sissepääsu juurest. Ja kõikides kirikutes, kui sa templekaardile kogud templid, 5 templit, siis sa osaled loosimises. Aga see brošüür koos mälestustemplitega jääb sulle lihtsalt ajaloo tarbeks alles, meid meenutama. Piletid kõikidele meie kontsertidele saab koha pealt osta, aga ka eelmüügist fienta.com. Fientast on soovitav osta sellepärast juba piletid,
et esiteks me ei pea nii palju trükkima paberit, et teha pileteid, et oleme keskkonnasäästlikud, ja teiseks sa väldid järjekordi. Sa tuled siis, kui tahad, võid pileti osta täpselt sellel samal minutil internetis, kui sa siia jõuad, et ei pea ostma 3 päeva enne. Aga loomulikult, kui sa tuled siia ja tahad kohapeal sularahas osta, siis seda saab ka. Kohtumiseni järgmisel nädalavahetusel. tere tulemast! Kohtumiseni!